see on klassikaline gegenpressing. Meeskond kaotas palli, aga võitis kohe tagasi. Äärekaitsja eksimus. Kus mõista mängu, naudi hetke. Tervist, eetris on Vivatbeti jalgpallistuudio ja seekord järjekordne külaline, nagu ikka minu endised kolleegid peamiselt siin käivad ja tere tulemast, Kristjan Jaak Kangur. Tervist. Nüüdne siis Sokkerneti mees. Just, mõnda aega juba. Ja mõnda, no ikkagi päris pikka aega, aga omal ajal sai Postimehes seda pagu. No ütleme, kasvatajaklubi ma ikka ei unusta selles suhtes. Väga hea. No Sokkerneti mees järelikult jalgpallist loomulikult läbi imbunud, et kui mõni soojendusküsimuseks alustada, et mis muljed siis senisest MM-ist on või on nagu põnev sinu jaoks olnud see periood? Tead, vaata, tekib see tunne, et jalgpalli on nii hirmus palju, et äkki on liiga palju ja äkki MM ei kõneta, aga kui pihta hakkab, siis saad aru, et kõnetab ikka. Et sellist rahvaste paablit, eriti nüüd sel aastal, eks ole, kus turniir on suurem, et sellist meil ju naljalt sa ei leia ikkagi kuskilt mujalt. Ja ei ole need ameeriklased ka õnneks suutnud ära rikkuda midagi, et kui turniir pihta hakkas, siis ju räägiti juba jalgpallist ja kuidagi nagu see jalgpall võttis kohe kõik tähelepanu endale ja jumal tänatud. Et seda igasugust jama seal ümber enne oli ja küll on pärast ka ja ma ei tea, kas üldse tänapäeval annab mõnda suurvõistlust kuskil riigis nii korraldada, et mingisugust keegi kisa ei teeks, eks ole, et selle üle on ennekõike hea meel, et me räägime jalgpallist, et see jalgpall pakub selliseid lugusid, vägevaid lugusid, okei, suured staarid on kõvasti aidanud, eks ole, aga et iga päev, iga öö siis õigemini on nagu jälle mingi teema, midagi huvitavat, midagi põnevat on juhtunud, et selles suhtes äge. Ja ma olin ise alguses väga skeptiline, nagu üldse, kui see turniir algas, mõtlesin, et kas jõuab üldse jälgida ja mis ja kuidas, aga tegelikult tõesti on olnud päris huvitav ja päris palju on saanud vaadata ja õnneks jah, ma olen sellega ka nõus, et kui alguses võis arvata, et see muu mudru nagu lämmatab see jalgpall võib-olla ära seal, eks ole, kõik need trambid ja siin just. Esimeses saates ka vist või ma mäletan, mingis saates siin keegi ütles, et Trumpist saab turniiri kõige parem mängija umbes, eks ole, et siis tegelikult pole ta üldse eriti näha olnud. Mees pole näol andnudki eriti. Pole näol andnudki. Ja jumal tänatud. Muidu räägiks kõik temast, eks ole, ja küll ta siin juba on ähvardatud, et ta ikkagi, kui ta karika üle annab, et siis ta kavatseb seal ise poseerida sellega ja kõik, et küll ta ka oma minutit saab, aga kavatseb karika endale peale anda? Seda ei tea keegi. Seda ei tea kunagi, jah. Ütleb hoopis, et te ulatate mulle ja pärast saate koopia kätte, saadan postiga. Ei, see, et võit finaal käib selle peale, kes saab mulle karika üle anda. No näiteks, just. Et küll ta oma minutit kätte saab, aga et kui nüüd 5 nädalat ainult temast räägiks, siis oleks küll tõesti vist kopp ees juba. Päris hirmus oleks. Aga ikkagi see MM on ikkagi päris kaua nüüd juba kestnud, et kas sa mäletad, mis turniiri alguses toimus seal esimestel päevadel? Esimestel päevadel ma mäletan väga hästi seda, et vist äkki 2. või 3. päev käis ja siis sai sõpradega kuidagi järsku nagu arutatud, et kui mitu minutit keegi vaadanud on turniiri ja okei, töö tõttu ma nagu natuke pean vaatama, aga ma nüüd ei hakka siin nagu nägusid tegema, et ega ma nüüd küll kõiki mänge ei ole nagu otsast lõpuni vaadanud ja ei olnud ka plaanis ja vaat see õine vaatamine, see on ka selline, et kas sa nüüd vaataksid, kui need päevasel ajal oleks, kas sa vaatad päevas 3-4 mängu nagu järjest ära, et mürgitus tuleb, eks ole, et võib-olla see on nagu väike kingitus meile isegi, et mingile mängule keskendud, võib-olla teisele veel ja siis mingid mängud võtad nagu need tipphetked vastu, aga just tänu sellele, et neid mingeid lugusid on olnud ja need hakkas olema esimesest päevast peale, võtame avamängu, eks ole, kus kohe 2 venda punase kaardi korjavad ja siis 3. veel takka pihta, et siis nagu sellised, need hetked on ikka meeles. Et kui nüüd keegi küsib mult mingisuguse teise alagrupi vooru keskel kuskil mingi mängu kohta, et kes seal väravat lõid, siis ma jään küll vastuse võlgu, ma kardan, et kõndiv Wikipedia ei ole, aga mingid hetked on ikka meeles ja neid hakkas tulema ju iga päev, eks ole, iga päev mingi staar tegi midagi. Ja need staarid ongi olnud selle turniiri millest nagu märksõna ikkagi, üks märksõna. Mulle sellist ei meenu, ikka on natuke vanus on juba selline, et ikka neid suurturniire on eluajal olnud, mida ma mäletan, aga et nagu niimoodi, nii paljud staarid ja just ka sellised staarid, et noor põlvkond, siis need 40-aastased vanameistrid, eks ole, kes kõik näitavad, et nad ei tiksu seal lihtsalt kaasas seal turniiril, vaid nad on ikkagi võimelised asju tegema, et jälle vahva, seal ei ole ju jalgpalli mõttes, need ei ole ju 2 eri põlvkonda, seal mahub veel 2 põlvkonda sinna vahele, eks ole. Aga kui staaride peale läks, siis täna öösel ka oli ju Portugali-Horvaatia mäng, kus ka vanameistrid oli platsil
mitu tükki ja no eks kõige rohkem ikkagi on saanud sellist negatiivset tähelepanu ju Cristiano Ronaldo sellel turniiril, et ta ei ole suutnud olla teiste niimoodi superstaaridega võib-olla samal tasemel, ei ole neid väravaid löönud ja kõike see mingi isetseb ja noh, kõik on nagu paha, eks ole, et kui Portugal tahab võita, siis Ronaldo koosseisust välja. No nüüd öö näitas, et näe, saavad temaga võita ja ta lõi ju selle penalti ka sisse, et kuidas sulle tundub, et no, ma ise aga mõtlesin selle peale ka, et milline tohutu koorem selle penalti löögi ajal ta peal oli ja kui ta poleks seda sisse löönud, mis siis oleks kõik juhtunud, et kas see värav või see penalti sisse löömine kuidagi rehabiliteeris ta senise turniiri, kuidas sulle tundub? Noh, see koorem, see on 20 aastat on tal olnud, ma arvan, eriti suureks. Ei, kindlasti jah, et noh, ma ei usu, et see teda tegelikult väga palju mõjutab, et ta on nii harjunud sellega. Kindlasti selles mõttes, noh, ta ju ise, kui ta siin esimese mängu järel naeriti ta üle, eks ole, ja kui ta siis lõpuks ikkagi oma väravat kirja sai, noh, siis ta ju kuulutas ise kohe ka, et ma olen tagasi. Et noh, see nagu näitab ka, et ega tal see märkamata ei jää. Ta on alati olnud, eks ole, selline, kelle jaoks on tähtis, mis tast arvatakse, noh, välimuse mõttes, mängu mõttes, kõige mõttes, et temast ikka räägitakse, ego on suur, aga noh, samas näitab mulle suurt mängijat, kelle ego väike oleks. Ja tema enda peas kindlasti ta nüüd pani jälle väga paljudel kriitikutel suu kinni. Noh, teistpidi jällegi, eks ole, Portugali mäng, noh, ma ei taha nüüd nii otse öelda, et võeti Ronaldo välja, siis läks paremaks, aga see ikkagi on temaga natuke staatiline, ta istub seal eesrünnakul ja ootab seda palli ja kaitsjatel on lihtsam mängida ja nii edasi, aga noh, teisest küljest see on alati vaata see, et paned alguses ühe mehe sisse, kes võib-olla justkui midagi ei tee, aga ta seal kuidagi väsitab neid kaitsjaid, eks ole, ja jooksutab ja noh, kaitsjad võib-olla ka harjuvad sul ära seal 80 minutiga, et see vend seisab seal ja midagi tegema ei pea ja siis tulevad uued mehed ja hakkavad ringe jooksma nende ümber, eks ole, ja raske on ümber harjuda jälle, et kindlasti tal oma roll on, kindlasti ei ole see selline, nagu ta ise tahaks, noh, pettumus, mida ta ikkagi väga üritas varjata väljavahetamise järel, aga lõpuni ei suutnud, noh, jällegi, treenerina ma arvan, et see pigem on nagu positiivne, et kui mees tuleb ära, et noh, mis seal ikka, siis nagu oleks ka imelik jälle, et hästi keeruline on see tema roll, et noh, Portugal, mina ei ole sellega nõus, et võtta Ronaldo platsilt ära, Portugal läheb paremaks. Sellega ma ei taha nõus olla päris. Et see ei ole kindlasti selline meeskonna tassija roll, selleks on seal võib-olla teised mehed natukene, aga oma töö ta teeb ära ja noh, ütleme ka, kui ikkagi jutt ja fookus on kõik on kogu aeg temal, siis ülejäänud mehed saavad ju rahulikult oma asja ajada, et sul see Bruno Fernandes, noh, tegelikult võeti ka varakult välja, muidu võib-olla räägitakse temast, et vaat, kuidas vahetati välja platsilt. Praegu temal on täiesti ükskõik, et ta saab rahulikult oma edasisele turniirile keskenduda. Et kindlasti see, noh, Portugali jaoks on selline kõrvalt vaadates probleem, aga nii Roberto Martínez kui ka mängijad on öelnud, et meil ei ole nagu mingisuguseid lahkhelisid, mingeid probleeme, ei ole seda, et ta isetseb, ta on meie meeskonna liige, me kõik oleme koos, teeme seda asja ja noh, lõppkokkuvõttes, kui sa võidad, siis ei ole vahet. No isetseb ikka natukene. Ei no isetseb ikka, aga no näita mulle, millal ta ei oleks isetsenud. Ei, seda muidugi, see on tema stiil. See on tema stiil, ta alustas sellega, eks ole, noh, väga imelik oleks oodata, et mees mängis, ma ei tea, 19 aastat tipptasemel ühtemoodi ja nüüd siis viimase 20 aasta mäng teistmoodi, et seda nagu ka ei maksa oodata. Seda ei maksa oodata, küll, aga ma ei ole sinuga selles suhtes nõus, et minu arust kui ole see nii kõva mees kui tahes, kui sind välja vahetaks, sa ei tohi tead välja näidata seda pettumusmomenti, sest et siin kui sa võrdad ka nüüd siin teiste staaridega, kes siin mõni üldse pingilt alustanud mängu ja tulnud ja nii edasi, no sa oledki nagu üks võistkonna osa ja treeneril peab olema ikkagi õigus ja võimalus manööverdada, võtta välja ja teha igast asju, eks ole. Ei, seda vaieldamatult ja noh, me nägime ju Belgia mängus, eks ole, kus kõik tampisid treenerit, et sa võtad sellised mehed välja, eks ole, De Bruyne ja Doku ja noh, näed, ja pärast sai treener öelda, et vot, ma teadsin, mis ma teen. Oleks pähe saanud, siis oleks loomulikult öeldud, et loll oled, et noh, sa jalgpallist midagi ei jaga ja astu tagasi, eks ole. Et noh, nii see käibki, aga selles mõttes, noh, ütleme,
minu jaoks oli isegi Ronaldo kohta nagu tagasihoidlik reaktsioon, et loomulikult see on asi, mis paljusid häirib ja ega ta mulle ka tegelikult ei meeldi, aga see, et iseenesest lihtsalt see fakt, et mängija ei ole rahul sellega, et ta nii olulises mängus välja võetakse, jah, teine küsimus, kas seda välja peab näitama, eks ole, aga see, et mängija rahul ei ole, ma arvan, on pigem treeneril on nagu hea meel selle üle. See on muidugi okei. Et ma arvan, et kui sul Ronaldo seal natuke nägusid ei teeks, siis hakkaks treenerina muretsema, et äkki on tal viga midagi. Ja, et tal on nagu üks puha. Mees pole tema ise, eks ole, nagu, et need asjad. Aga teine asi on see, et see suur kriitika, mis on siis käinud, et ta midagi nagu ei tee seal platsi peal, see on ka nagu kaheotsaga asi, et kokkuvõttes on ju nii, et kui ta on seal platsi peal, isegi kui ta ei löö väravaid või niisama seal pässerdab edasi-tagasi, siis tegelikult ega vastase kaitse ei saa ju jätta teda tähelepanuta, et tähelepanu ikkagi ka mängu eel igal juhul koondub nagu tema peale ka, ja teda valvatakse, sest kui ta jäetakse vabaks või ütleme, ta on tähelepanu pöörata, siis ta lööb nagu nii ära need väravad. Ja sellega ta toob ju teistel ikkagi võimalusi. Loomulikult, ja vaatame Horvaatia vastu värav, mis talt ära võeti väga napi suluseisuga, eks ole, et see oli parimate päevade Ronaldo, võtta selline pall niimoodi alla, hiilida vabasse tsooni, võtta see pall alla ja siis lüüa ära ka, eks ole, 41-aastaselt see iga mees ei tee järele, eks ole, et kindlalt ta ei ole ju nüüd mingisugune aiapost väljakul, eks ole, ta on juba sel turniiril löönud väravaid, selle penalti pealt ka sisse lööma, eks ole, et seal nõrgem mees oleks hakanud üle mõtlema ja oleks löönud väravavahile sülle võib-olla, eks ole, kui sa tead ka, et sul on päris hea penaltitõrjuja vastas. See vanuse kohta ütlesid, nüüd selles mängus oli ju ka Luka Modric, eks ole vanamees ja Ronaldo, neid vanu mehi nagu on ja ma siin mõned õhtud tagasi vaatasin väga suure põnevusega tennist, kuidas proua Williams mängis Wimbledoni, ta küll kaotas, eks ole, see avaringi, aga tegelikult ta ju saab 45, naiste vanusest ei räägita, aga saab 45 juba nüüd sügisel, eks ole, ja mängis ikkagi ju nagu seda arvestades ikka nagu supermängu, et kuidagi see spordis see vanus on ikkagi, vanuse piir on nagu nihutatud ikka täielikult. No Williamsile arvestades, mis pikk paus tal oli, eks ole, veel selle kohta täitsa tipp-topp. Ikka mäletame veel, nagu mina mäletan ja sina kindlasti mäletad ka aegu, kus oli nii, et kui 30 täis sai, siis jalgpallur hakkas vaikselt mõtlema karjääri lõpetamisele. 30 oli ikka muld vana juba. Just. Et nüüd on see 40 see piir, eks ole, ja nagu näha, siis saab üle selle ka täiesti, et siin ega nad Modric ja Ronaldo ei ole ainsad, eks ole, et siin on need väravavahti me teame ammu, eks ole. Neuer oli ka 40. Minust Neuer on 5 aastat 40 olnud juba, eks ole, et see vähemalt nagu tundub. Okei, vaata, see on ka see, et ta tuli väga noorena pilti, eks ole. Aga, ja väravavahid on üldse natukene omaette tegelased. Sellega me oleme ammu harjunud, et väravavahtide vanus 40, see pole midagi, et neil on juba see piir, vaata, et 45 seal, eks ole. Et küll hakkama saavad. Eks see on see, et võib-olla kõige kuulsam näide on, eks ole, LeBron James ja Ronaldost on ju samamoodi räägitud, kui palju nad aastas panevad mitu miljonit ainult selle alla, et taastuda. Üldse nagu olla. Taastumisvahendid, üleüldse igasugune professionaalsus noorest peale, see on nii pööraselt kasvanud, et kui sa, ja Ronaldo on seda ju juba, ta ei hakanud nüüd 35-selt enda eest hoolitsema, ta on seda teinud kogu elu, eks ole, et kõik need tema žestid, eks ole, ka see, et pange see karastusjooksid laua pealt ära, jooge vett, et ta on elanud selle järgi tegelikult terve elu nagu natuke sellist mungaelu nii-öelda, eks ole, et aga kui sa tahad tippspordis kaugele jõuda, siis see on võimalus ja see barjäär on murtud, noored ka näevad, et okei, et kui ma nii teen, siis ma saan mitte 10 aastat teha seda sporti, vaid 20 või 25 aastat, et see aina süveneb. Aga Portugal tervikuna, ütleme, nad said võistkonnana ka päris palju kriitikat, et kas see tänaöine võit kuidagi sinu silmis Portugali nüüd tõstis? Nii ja naa. Vaatame, kõige lihtsam on nagu vaadata seda, et nende järgmine vastane on Hispaania. Et kas neil Hispaania vastu võimalust on võimalust... Legendaarne vastasseis, väga vägev mäng tuleb kindlasti. Et võimalust on kindlasti, aga ikkagi mingid olukorrad Portugali ja jätame üldse selle Ronaldo kõrvale, et kõik räägivad sellest, kuidas tema ei tee asju, aga et kaitsesse tagasi töötamine nüüd selles viimases mängus nagu Horvaatia vastu, et jättis ikka soovida natukene mingites olukordades leebelt öeldes. Mängijaid on neil ju, häid mängijaid on küll ja veel. Et seal ei ole küsimust, seal, kui vaadata praeguse vormi järgi, siis ma ei ütleks, et seal Ronaldo see kõige suurem staar nagu isegi on, et on need Bruno Fernandesid ja Vitinjad ja kõik mehed, aga hästi raske on öelda, sest et kõikide mängude puhul on olnud see, et me näeme väga hästi alagrupiturniir on üks asi ja siis, kui see play-off pihta hakkab, siis need on juba täiesti teised mängud väljakukkumise peale selg vastu seina, et
et kui sa tahad nagu jah-ei vastust, siis ma ütleks, et pigem ei. Et noh, kui siin nagu arvatakse seda, et Portugal võiks nagu lõpuni välja minna, siis selleks nad peaksid oma mängu ikka kõvasti parandama. See Hispaania mäng on väga hea proovikivi, et seal me näeme nagu ära, et kas neil, noh, Hispaania on olnud selle Hispaania eile mängis ju, ma vaatasin seda Austriaga mängu ka, see oli ikka päris hästi mängis. No see on ikka meistriklass, ma ütleks, et kui ma peaks tooma 3 meeskonda välja, noh siis Hispaania, Prantsusmaa, Argentiina on seni muljet avaldanud, et kõige rohkem. Et Hispaaniat, noh, nagu lahti harutada on ikka väga keeruline, et kui nad nüüd seal suudavad kuidagi edasi minna, noh siis on nagu kõik teed valla. Aga see mäng, ma arvan, pigem näitab ära, et see Horvaatia mäng mind küll lõpuni ei veennud, sest et ka Horvaatia ei ole mulle tegelikult sel turniiril nagu väga suurt muljet avaldanud. No tead, selles mängus nüüd oli üks moment veel, mis mind pani hommikul ka kõvasti ikkagi mõtlema ja ma olen selle peale varem ka mõtelnud, et kas kogu see varrindus ja mingid tehnoloogilised pallid ja mingid, ma ei tea, läbi ekraanide millimeetritega mõõtmised ja edasi, et kas see jalgpall ei ole läinud nagu liiga selle tehnika keskeks, noh, et nüüd kõik nagu aru saaks, mis kõik muidugi näinud seda olukorda, eks ole, et Horvaatidel võeti siis üleaja minutitel värav ära ja seal millest seal tekkis, et kuna seal pall riivas seal ühte mängijat ja siis seal tekkis sellest suluseis ja nii edasi, et minu arust see on jama. Tead, ma ütlesin ka selle peale, et mis nagu mind ka häirib selle juures ja võib-olla kõige suurem probleem on see, et me oleme ju harjunud sellega, et jalgpall on hästi voolav mäng. Et on jooksev aeg, eks ole, ja seda seisma ei panda ja meil mängukatkestusi pole ju aastakümneid väga palju olnud. Võib-olla seda võimendab see, et mäng on ju läinud aina tempokamaks ja siis iga katkestus mõjub nagu lõhub seda rütmi aina rohkem, see on ka see, miks me ei seedi neid 3-minutilisi joogipausi. Ütleme täpselt, eks räägime õigete sõnadega, reklaamipause, eks ole. Et see lõhub mängu. See lõhub mängu tempot ja me ikka väga selgelt näeme, et see, kuidas see mõjutab, eks ole, just sellist, ütleme, mitte nõrgemat, aga siis tagarollis olevat võistkond, et sa saad ennast koguda, treener saab jutud ära rääkida, siis lähme jälle, et noh, see lõhub mängu, kõik need varriseisakud, kõik asjad lõhuvad mängu, et meenutades muidugi varri eelset aega, siis noh, kõik kisasid ja karjusid kogu aeg, et miks me ei anna kohtunikele, meil on tehnoloogia olemas, miks me ei anna neile abikätt, miks me ei aita neid, eks ole. Ja samas nagu kõikide nende asjadega siis alati on võimalik liiale minna. Ja natuke võib-olla on mindud, et tegelikult ju kui me nüüd seda Horvaatide väravat vaatame, mis siis tõesti ära võeti, kus on siis vahva nimega Nikomeeter on palli sees, eks ole. Ühesõnaga, andur on palli sees, mis fikseerib ära selle, et kas oli palli puude või ei olnud, sest et pallist käib, eks ole, mingisugune nõks läbi ja seal oli väga hästi selles mõttes, see nagu mängiti väga hästi graafiliselt välja, kui meil teinekord nende suluseisudega jäädakse ju seal 3 minutit kordustega hiljaks, eks ole, või ei suudeta seda kohe näidata, millest ma muide ka ei saa aru, sest Hispaania liiga näiteks kasutab seda ja seal saadakse nagu sõrmenipsust, nii et on olukord, siis näidatakse kordusi ja siis näidatakse meile juba seda 3D pilti, eks ole, et me näeme ära, kui palju mees oli suluseisus, kõik on selge. Aga MM-idel venib see asi. Ja see palli sees olev asi, iseenesest seda ka näidati väga hästi ära, et vot siin joon jookseb, siin on jõnks sees, eks ole, järelikult oli puude. Kohtunik tegelikult tegi selle otsuse üsna kiiresti, aga ei, ma mõtlen, et kaugele me veel jõuame sellega? See jalgpalli süke, kuidas ma ütlen, nagu idee või jalgpalli idee ei ole muidugi ei, ma saan aru, mis sa mõtled. See jalgpalli olemus nagu kaob ära sellega minu jaoks nagu. Et nii me saaks, eks ole, hakata võtma kõiki neid olukordi, niimoodi jupphaaval vaatamist, alati on mingisugune varbapuude, mingi asi, mida veel vaadata, kus me selle piiri tõmbame. See on põhiküsimus. Et tegelikult faktiliselt tehti ju õige otsus, et kui see jõnks seal käib, eks ole, järelikult ta puutus palli ja ma olen täiesti kindel, et kui meil praegu neid andureid ja asju ei oleks, siis me räägiks järgmisel hommikul sellest, et Horvaat puutus ju palli, see oli ju suluseis, Portugalile tehti liiga. No jaa, aga seda ikka nagu ekraani pealt niimoodi ikkagi ei olnud nagu... Jaa, aga ma arvan, et kõige rohkem mõjutab ikkagi see just, et see, jälle palju seal lõpuks nüüd mingi 19 lisaminutit, eks ole. See on mingi tohutu aeg. Just, et jällegi nagu
sellest, ütleme, 15 minutit mängitakse üle aega, sellest kõva 12 minutit mäng seisab, eks ole, et noh, see kummi venitamine, see ei lähe nagu jalgpalliga kuidagi kokku ja noh, võib-olla me oleme kaks nagu vanakooli meest natukene, et me oleme nii harjunud lihtsalt, ma ei tea, mul on selles mõttes on nagu huvitav mõelda, et vaata on ju põlvkond, kes on juba üles kasvanud sellega, et me vaatamegi kõiki asju, et nemad on harjunud nii. Et neile tundub vana aeg võib-olla imelik. Mingi selline noorem põlvkond juba nagu tema ei teagi, mis ilma varrita, et ei käi ekraani juures, ei tee seda liigutust, eks ole, et kuidas siis see asi käib, et või vähemalt ütleme 5 aasta pärast see on nagu nii, aga minu küsimus ongi see just, et 5 aasta pärast, kui kaugel me jõuame selle asjaga, et kas me võib-olla mäng seisab iga minuti tagant, me praegu vaatame juba seda, et kui anti nurgalöök valesti, siis praegu on see reegel sees, eks ole, nüüd sellel MM-il, et pöörame selle ringi, juhul kui seda on võimalik nagu kohe fikseerida, mis iseenesest minu meelest on töötanud nagu päris okeilt. Aga ma kujutan ette, et väga suur kiusatus on minna siit juba selle peale, et hakkame nüüd neid ka vaatama, et aga võib-olla oleks pidanud andma nurgalöögi. Ja siis meil jälle mäng seisab minut aega, eks ole, minut siin, teine minut seal, 3 seal ja siis sa võid neid Audi sisseviskid kiiremaks ajada, aga põhimõtteliselt ühe käega võtad ja annad ja teisega võtad, eks ole, et jah, alati kui räägitakse sellest jalgpalli olemusest või sellest, siis see on iga ühe jaoks erinev, eks ole, aga tegelikult ma olen sinuga nõus, et see vähemalt selline jalgpall, nagu meie teame sinuga, seda nagu, see mureneb kogu aeg. Mureneb natuke, jah. Aga teisalt samas jälle eelmisel õhtul, kui vaatasid seda, või õhtus oli ikka päris öösel juba, Belgia mängu, see oli üldse huvitav lugu, et ma nagu vaatasin seda mängu, oli 2-0, 0-2, ütleme Belgia poolt vaadates, jäin telekast tukkuma nii. Seal oli mingi, ma ei tea, kas mul oli või see oli teistel ka, oli selle kanaliga, oli mingi jama, nii. Ja siis ma ärkasin nagu üles ja mul see pilt nagu oli seal hangunud või mingi jama. Ma vaatasin kelle, mäng just läbi, panin kinni, nii, siis ma seal midagi seal kopersin seal ja siis mõtlesin, ma vaatan, mis seis jäi, vaatan, oot, et lisaaja lõpp kohe, nii, uuesti telekas käima, ikka hakkis, siis ma panin ruttu, mul on see Go3 äpp ka, eks ole, panin selle peal, seal oli kõik korras tegelikult. Seal oli korras, TV3-s oli, neil oli majas, oli mingi kaabel oli rikki. Ja siis oli just parajasti oli juhtunud see penaldi olukord ja siis see krutiti. Seal, selle pealt jälle mõtled, et ma ei saa aru, kohtunik oli seal juures, kuidas näinud seal, et seal oli selge viga ju. Ja seal oli jälle nagu kõik nagu õige minu arust, muidu see mees oleks ära löönud selle palli väravasse. See oli viga tegelikult väga selgelt ja siin me nägime jälle tehnoloogia plusse nagu selles suhtes. See on nagu vastu. Meil on, eks ole, 127 kaamerat ja siis lõpuks, kui sa vaatad esimese nurgalt, ei ole vist. Teine, vist ei ole. 3, ei tea, äkki on. Ja siis 4 näitab väga selgelt ära kontakti. Et neid nurki on nii palju, eks ole. Jällegi, kui meil seda tehnoloogiat ei oleks, siis me ei näeks neid asju ära. Aga see on hea point, mida sa mainisid, et kuidas kohtunik ei näe. See on minu meelest probleem ja olles ka nagu kohtunikega töötõttu suhelnud, siis nad nii-öelda ääriveri nagu tunnistavad, et see on üks probleem, millega nemad peavad tegelema. Suur kiusatus, kui sa tead, et sul on eriti välismaal, eks ole, kui sul on varr ja sul on 27 kaamerat ja kõik asjad, et sa jätad selle otsuse igaks juhuks, et las nad kontrollivad seal. Ja siis juhtuvad need asjad, eks ole, et väljakul sa ei anna mingisugust küsitavat penaltit, oleme ausad, varem kohtunikud väga palju pidid ju aimama. Sa, eks ole, näed, et mehed jooksevad kokku, pall lendab ühes suunas, mees põrkab teises suunas, füüsika, kiirelt raalid, eks ole, et ju seal pidi midagi olema. Nüüd sa saad nagu öelda, igaks juhuks ei ole ja siis me vaatame varri ja siis võib-olla seal puldi taga on ju ka inimesed. Et ega neid sest eksimustest ei pääse, eks ole, üks tõlgendab ühtemoodi, teine tõlgendab teistmoodi. Ja jälle, ja aeg läheb jälle, eks ole, kogu aeg. Et siin Eestiski alles olnud ka näide, kus vaatad nagu väljakul midagi ei juhtu, aga need videokohtunik kutsub peakohtuniku seda üle vaatama, kokkupõrget karistusalas. Peakohtunik vaatab, ütleb, kuule, mänguline olukord, lähme edasi. Aga 3 minutit on läinud selle aja peale. Et need asjad jäävad ikka sisse. Aga jah, ütleme selle penalti osas ainukene küsimus, ma arvan, on see, miks sellest üldse räägitakse, on see, et see oli lisaaja lõpp. Kui see oleks olnud 67 minut, siis me oleks öelnud, et see oli penalt, eks ole, puhas penalti ja lähme edasi. Jah, et need kommentaatorid ka ilmus möllasid seal,
ei no see ikkagi ei sobi, noh, sinu sõbrad seal kindlasti nagu kommentaatorid te kõik olete, eks ole, aga noh, jah, aga ma ütlen täitsa ausalt, et noh, minu jaoks on nagu ka see, et võt see kommentaatori positsioon on ka muutunud ja see tegelikult sa saad nagu päris palju mõjutada seda, et üldist arvamust, eks ole. Et minul läks väga pikalt endal aega tegelikult, kui ma seda tööd hakkasin tegema, et noh, aru saada, et nagu lõpuni aru saada, teoorias saad aru, aga päriselt ka, et noh, mul on ju vastutus. Mina ju vahendan inimestele seda, ma olen siiski vahendaja, mina ei ole staar nagu, eks ole, keegi ei ole tulnud mind kuulama, seal on tuldud ikkagi nagu vaatama seda, mis MM-il toimub, eks ole. Et võib-olla noh, natukene see on muutunud nagu selliseks, et kommentaator on ka see, vaata noh, kui me läheks sinuga, eks ole, õhtul baari mängu vaatama, teeks õlled ja siis me jaurame seal. Et noh, kommentaator on nagu osa siuke seltskonnast, eks ole, et see on täiesti maitse asi, eks ole, et mõnele see istub, mulle isiklikult noh, mitte väga, ma nagu tahan kommentaatorilt võib-olla rohkem nagu sellist asjatundlikku mängu lahtiseletamist ja noh, nagu abi ja tuge asjade mõistmiseks, eks ole, et seda, et siin Senegal on solvunud ja et kas see nüüd ikka oli penalti või ei olnud, noh seda ma näen ise ka, eks ole, aga et ma tahaks, et see nagu seletaks lahti, et isegi, et kui siin kohtunik andis, mis see põhjus võis olla ja noh, nii edasi. Aga et noh, see jällegi ja kui siis nagu seal hirmus kisa üles võtta, noh siis loomulikult see kandub edasi ka, eks ole, nagu igale poole, et äkki siis ikka kohtunikud eksisidki. Aga see, ütleme, see kommentaatorite teema, see on ju tegelikult läbi ajaloo olnud niimoodi, ma mäletan, mina vaatasin veel nagu nõukogude ajal ka juba jalgpalli ja jäähokit ja asju, seal oli niisugune legendaarne kommentaator nagu Ozerov, kes oli muidugi alati nagu Nõukogude Liidu poolt, eks ole, ja noh, legendaarsed noh, ja temagi võeti vahepeal teatud sõnade eest võeti teatud sõnadest maha, eks ole, kuigi see oli nagu noh aus kommentaar. Aus kommentaar. Ja samal ajal oli üks jalgpallikommentaator, üks Maslatšenko, kes oli, kas ta oli endine väravavaht või mingi, et tema nagu kommenteeris nagu väga analüüsivalt hoopis seda ja mulle tegelikult noh, mõnes mõttes mulle meeldis Oosjärv ka, ma olin noor poiss, no see tundus nagu lahe, eks ole, ma vene keelt nagu oskasin ka, noh, see oli nagu naljakas. Ja siis aga teisalt mulle see analüüs nagu meeldis ka, ta oskas väga hästi nagu rääkida, et eks see peab kuidagi nagu see siuke koos nagu käima, et kui on kaks meest korraga, kes hakkavad seda nagu möllama, siis nagu ei ole nagu hea variant, aga see on alati see, et on spetsialist ja siuke emotsioonimees, noh, siis on nagu okei. Vaata, Eestis on üldse sellega, võiks pikalt jahuda sellest, aga kui lühidalt nagu öelda, Eestis on see, et mujal maailmas on väga selgelt ära jaotatud see, et sul on see põhikommentaator, siis tegelikult inglise keeles on isegi color commentator, ehk siis kes annab nagu värvi, kes annab lisafakte, noh meil on ta nii-öelda ekspert, eks ole. Aga meil on need rollid väga tihti sassis, et see ekspert hakkab ise kommenteerima seda, et võt nüüd see söödab sellele, see sinna, et hakkab nagu mängu kommenteerima neid olukordi. Ja seal läheb minu jaoks nagu, siis ongi lõpuks, noh, seal läheb lappama, ütleme otse, ja siis ongi lõpuks see, eks ole, et kui värav lüüaks, siis röögivad mõlemad teineteise võidu ja ma ei saa lõpuks mitte midagi aru, mida nad ütlevad. Ja täpselt nii on, jah. Aga kui nüüd tervikuna vaadata neid play-off'e, no siin mõned mängud on veel jäänud, eks ole, siis üks märksõna on ka see, et selliseid viimase hetke ja lõpulahendusi on väga palju olnud, et kas see on, millest see tuleb, kas see on mingi praeguse hetke trend, et just viimasel hetkel siis need asjad lahendatakse ära või kuidas seda nagu seletada? Hea küsimus. Kas, ma ei tea, võtta neid peaks nagu põhjalikumalt analüüsima, et kas seal on nii palju ühiseid jooni, et saab öelda, et noh, kõik on nüüd mingist ühest asjast põhjustatud. Noh, hästi lihtne on ju tegelikult see, et mida rohkem mänge meil nagu lõpu peale jääb, seda tõenäolisemalt siis, et nad on tasavägised mängud. Et sellest on ju palju räägitud ja seda me oleme siin Eestis tegelikult isegi nii Eesti koondist vaadates tunnetanud, et noh, me ikkagi mingil hetkel harjusime ära, et me minimaalselt oleme noh, ikkagi selline noh, võib-olla keskmiku tagumine ots, eks ole, et noh, on mingid võistkonnad, keda me igal juhul võidame. Ei ole päris nii enam, et ei ole see Euroopas nii ja ei ole see maailmas ka nii, et paljud ju kartsid selle MM-i eel, et kui sa sinna 48 võistkonda peale lased, et noh, siis hakkavadki tulema hirmsad suured pakid, eks ole, et noh, meil oli siin see mõned olid, aga oli see 1-7-1, eks ole, noh selliseid ikka juhtub. Mis ei olnud nagu selliste võistkondade vahel, kus oleks pidanud olema. Just täpselt, et ja selliseid tuleb ikka, eks ole, et meil on siin meistrite liiga poolfinaalides on 5-0 pandud, eks ole, ja finaalis, eks ole, eelmine aasta pandi 5-0, et noh. Ja tuletan meelde, mis MM see oli, kui poolfinaalis Saksamaa võttis Brasiiliat. No just, see oli ka Brasiilias, eks ole, et noh, süksid asju ikka juhtub, eks. Et kokkuvõttes ju üks võistkond jäi väravata Panama, väga paljud said ikkagi mingisuguse punkti kätte või sealt noh, seal Roheneme saared saavad edasi, eks ole, Kongo TV saab edasi ja siis vaatad seda
seda Kongo võistkonda tegelikult, kui nad nüüd Inglismaaga mängisid ja vaatad, kus klubides mehed mängivad. Kõik ju Premier League'i või siis üldse teiste 5 tippliiga mängijad, eks ole, et miks see peaks mingi naljasats olema, eks ole, et ei ole ju. Et see tase on läinud väga palju ühtlasemaks ja ma arvan, et see on üks põhjus, miks nüüd seal nagu nii palju lõpu peale need asjad jäävad. Ikkagi mulle tundub, Senegal nüüd kukkus välja, aga et Aafrika võistkonnad on tegelikult teinud ikkagi mingisuguse sammu edasi, et hea küll, alagrupist edasi saada võib-olla oli lihtsam natukene, aga näiteks Aasiat see ei aidanud. Aasial sai ainult 2 võistkonda edasi ja neist üks on ka Austraalia, kes lihtsalt mängib Aasia tsoonis, eks ole. Et neil on mõttekoht, samal ajal Aafrikal läks 10-st 9 edasi, mis on täiesti super tulemus. Ja Marokko teame põhimõtteliselt võimeliselt ka sellel turniiril väga kaugele minema, kui tahavad ja nii edasi, et see jalgpalli üleüldine tase minu meelest on ühtlustunud nii Euroopa sees kui ka maailmas ja see ilmselt toob selle, et rohkem mänge läheb lõpu peale ja ikkagi mida me nagu näeme ka on see, et kõik need võistkonnad, kes seal kohal on, nad teavad, kuidas nad tahavad mängida, nad on taktikaliselt targad, nad vanasti ikkagi oli see, et kui sa ütlesid, et mängisin kaitsest lähtuvalt, siis see tähendas seda, et istuti oma värava ees, eks seal peksti pikka palli kuskil ettepool. Praegu on see kaitsest lähtuv mäng, ta võib sul olla seal 5-4-1 asetus, kus siis üks vend on keskringis ja ülejäänud on seal 2 liinis, eks seal oma värava lähedal, aga see on mõtestatud, see on tark mäng ja siis saab otsustavaks see, kui palju sul on just neid samu individuaalseid staare, et võib-olla sellepärast me näeme ka, et nemad just säravad. Et on ikkagi alati olnud need mängijad, kes eks ole, võtavad vastase ette, teevad 1-1 või isegi 1-2 ära ja sealt siis tuleb midagi lõpuks. No ma natuke tõmbasin paralleeli enda jaoks ka korvpalliga, kus ikkagi viimase ajal on läinud ka niimoodi, öeldakse, et ma ei tea, 15 punni pole mingi edu ja siin paari minutiga kõik olukorrad muutuvad ja tegelikult jalgpallis ka, et me näeme, kuidas siin 2 väravast kaotusseisudest tullakse mõne minutiga välja, et ka see mängu olemus, et ütleme, korvpallis võib öelda, et see on tulnud tänu sellele, et mäng on läinud nagu kiiremaks ja need rünnaku lahendused on läinud nagu, seal ei patsuta keegi ja tehakse ära. Aga jalgpallis on läinud kuidagi need otsused ja lahendused on läinud nagu palju kiiremaks ja minu arust ka tänu sellele seal lõpus ka veel, et kui sa oled isegi 2 maas, 10 mintsi aega, sul on nagu kõik võimalused on veel olemas. Ja kindlasti. Ja võib-olla just see sama, mis me rääkisime, et kui sul mida rohkem sul neid pause ja seisakuid on mängus, eks ole, seda rohkem sa isegi nagu, ma ei tea, kas teadlikult, aga võib-olla isegi alateadlikult, sa tead, et ma võin praegu, ütleme 3 minutit täiega pingutada, sest on suhteliselt suur tõenäosus, et siis tuleb mingi väike paus, ma saan hinge tõmmata, eks ole. Et sellest ma arvan, üldse tegelikult kogu meie elu intensiivsus ju aina kasvab, eks ole, me teeme päevas 27 asja korraga nii-öelda ja vahel teemegi korraga, eks ole, et võib-olla see kandub nagu kuidagi ka sporti edasi üldse, eks ole, et me tahame tulemust kohe, nüüd, kohe. Et nagu sa ütlesid Kossus, keegi ei patsuta 24 sekundit palli enam, eks ole, ei ole see Tiit Soku aeg, eks ole, et enne kui 20 täis saab, ei tohtinud viskele minna põhimõtteliselt. Ega praegu on ju ka see, et kiired üleminekud, väga palju räägitakse, üks sõna on üleminekud just, kaitsest ründesse, sellest räägitakse, eks ole, hästi palju just, kuidas me suudame palli viia üle nagu kohe vastase poolele, et see ei ole see, et hoiame nüüd seda palli, siis kõigutame, eks ole, mingi aeg oli see, kus vaadata ainult seda, et kui palju keegi palli valdas. Praegu ei ole enam üldse see, praegu on täpselt see, kõik räägivad üleminekud, eks ole, et ongi okei, loomutame initsiatiivi, las nemad kõigutavad. Me seisame kaitses, aga nii kui me palli saame, siis meil on kohe teada, mida me teha tahame, kuidas me läheme, eks ole, ja läheme kiirelt, et kindlasti selles mõttes see mängu olemus on muutunud ja tegelikult jalgpallil selles mõttes see tuleb kasuks, et kui me vaatame, siin on vist keskeltläbi umbes 3 väravat mängu kohta löödud, et sõpradega just ennustasime enne turniiri ja põhimõtteliselt sai vist mingi esimese alagrupi vooru järel sai selgeks, et see vend, kes kõige suurema numbri pani löödud väravate osas, et see paneb kinni selle, sest et seal ei olnud nagu variantigi. Mina arvutasin ka, vaatasin eelmise turniiri 4 aasta taguse keskmist, siis arvutasin, et palju siis tuleb, et vaatasin just, et ta läinud tegelikult niimoodi vaikselt nagu üles mäge, kogu natuke tuleb juurde, mis on nagu iseenesest loomulik, sest jalgpall on ikkagi jälle nagu ta on suunatud sellele, et lööme värava, mitte see, et võtame 1-0, see seda me pigem ei näe. Ja need 0-0 viigid riikimisi nii-öelda on ka nagu... neid ikka, seal peab olema mingi olukord, kus mõlemal on vaja viiki või midagi sellist, eks ole. Aga kui natuke niimoodi filosoofiliselt nagu edasi minna, et kas jalgpall võib areneda ka selles suunas, korvpallis on siin 24 sekundit, käsipallis seal kohtunike
noh, niisugusel tunnetuslikul hetkel käsi püsti ja siis on seal mõni sekund aega, et rünnata. Kas jalgpallis võivad tekkida ka mingid rünnaku piirangud, et ma ei tea, et noh, et ma ei tea, võidki palli vallata seal, no ma ei tea, 30 sekundit või et ei ole niisugust, et sa annad seal mingi, ma ei tea, 20 söötu järjest, sa tõtsutad seal kuskil oma väljaku poole peal. Kas niisugune asi on realistlik nagu, et seda mängu veel nagu agressiivsemaks muuta? Ma arvan just sellepärast, et praegu nagu ei ole põhjust. Et mina ka ei tahaks seda, muidu ma ei kahtleks nagu absoluutselt, et kuskil kabinetis targad pead on võimelised selle lahenduseni jõudma, eks ole, et siis teeme midagi. Ma olen ka tark pead, see küsimus. Ei, muidugi. Et äkki kandideerid kuskil, et Infantinol seal on suur seltskond, teil oled ka Wengeri moodi, eks ole, seal mõtled reegleid välja ise. Aga jah, lihtsalt praegu ma arvan, et kuna ei ole nagu vaja, kuna neid väravaid tuleb niigi, et küll on ju räägitud juba äriveeri sellest, et noh, muudamegi nagu seda, et mis on muidugi jälle seotud, eks ole, telega, et oleks sul fikseeritud mänguaeg, et muudame seda, et noh, ongi siis panemegi kohe kella seisma ja noh, mingeid sükseid asju, eks ole, et seda rohkem raamidesse suruda. Noh, ütleme nüüd, eks ole, on see reegel, et sa pead 5 sekundiga out'i viskama ja ausalt öeldes minu meelest ja et vahetusse pead kiiresti minema, muidu on kohe minut vähemuses, eks ole, kui sa seda seal loetud sekunditega ära ei tee, seda vahetust. Noh, nii palju, kui ma seda olen näinud, seda on nüüd ikka juhtunud oma jagu, et see on küll teinud nagu asja paremaks, et mees ütleb, et kohtunikul okei, oli tore ja paneb jooksu, eks ole, ja ei ole seda uimerdamist ja töllerdamist, et noh, jälle siis mäng minut aega seisab, eks Audi visetega samamoodi, et piisab kohtunikul käsi tõsta, et ma hakkan praegu sekundeid lugema ja visatakse välja. Et see on toiminud tegelikult. Ma olen näinud ka seda, kui antigi ära nagu. Ja. Just. Aga see on ka natuke jälle, ma toon neid korvpalli paralleele muidugi võib-olla liiga palju, aga tead korvpallis ka ju see Hispaania auto nagu tekkinud, mida Hispaanias kasutatakse, et ehk siis oma tagaalas ei peagi kohtunikest läbi käima, pall läks välja kohe ja see on teinud nagu minu arust kohe nagu siin igal pool see FIBA süsteemis kasutusele võtta, et see on teinud nagu see asja palju kiiremaks ja atraktiivsemaks ja sama asi on see jalgpallis, see Audiasi ka, et kõik need mängud ikkagi otsivad seda, et seda actionit oleks rohkem, et seda niisugust nagu niisugust munemist ja niisama molutamist ei ole nii palju, ma oma peas mõtlesin selle peale ka, et ega noh, et jumala eest minnaks nagu selle peale, et see jalkamäng ikkagi on 90 minutit, pluss need lisaminutid on ja päris pikk aeg, kus nagu võib-olla seda action momenti, nende minut per minut on nagu võib-olla liiga vähe, et nad hakkavad seda mängu kuidagi kokku tõmbama ajaliselt, et seda jumala eest ei hakkaks keegi tegema. No karta on selles suhtes, et kuskil peades need ideed liiguvad. Ma tahaks loota, et jalgpall on nagu nii suur asi, et noh, mingid traditsioonid ikka midagi maksavad, et kui te nagu tõesti selle 90-minutilise mänguaja kallale lähete, et siis tuleb rahvas tänavatele ikka. Et siis, võiks tulla küll, et noh, seda vast nagu niipea veel ei saa, aga noh, ei julge kunagi nagu öelda, et seda kunagi ei juhtuks, eks ole. Et ma saan aru, et ta ongi just, kui me räägime noh, nagu jalgpallist, mis mulle üldse ei meeldi, kui teletootest, aga noh, mida ta vaieldamatult on. Et noh, minu meelest tele võiks ikkagi nagu näidata seda, mis toimub, mitte nii, et me hakkame nende järgi asju tegema, et noh, praegu need reklaamipausid on ju selgelt selleks tehtud. Ma tahaks loota, et see kuskil edasi ei kandu, et ma arvan, vähemalt Euroopas küll öeldakse, et kuu peale mingi selle asjaga, et noh, see on nagu Ameerika ja noh, selle kohta tegelikult keegi ütles väga hästi, et võtame seda kui nagu lihtsalt Ameerika eripära, et igal turniiril on mingid oma eripärad, eks ole, noh, mul endal tuli pähe see, et kui Lõuna-Aafrikas millalgi vaatasin just klippi, äkki see oligi enne seda avamängu, mis oli selle Lõuna-Aafrika MM-turniiri kordus, eks ole, et Lõuna-Aafrika ja Mehhiko mängisid. Ja siis tahtsin, üsna kole mäng oli, aga tahtsin seda väravat vaadata, mis oli ainuke ilus hetk, eks ole, pandi ristnurka ja siis leidsin selle klipi üles, panin käima ja mul oli juba meelest läinud see vuvuzeelade õudus, see ilge pinin seal taustal. Ja siis hakkad mõtlema, et noh, elasime selle üle, et noh, elame need reklaamipausid ka üle siis, et kui see kuniks see nagu sinna jääb, seni on hästi. Et vaatad Lõuna-Ameerika jalgpalli, siis seal on ju tihti nii, et mäng tõmmatakse kuskile väiksesse aknasse, see käib edasi ja üle ekraani on sul suured seal reklaamid, asjad, eks ole, et noh, kõike saab teha, aga et ärge nüüd nagu, noh, ikkagi mäng käib veel selle ajal. Ärge nagu mängu lõhkuge. Tegelikult ikkagi mäng on ju see, miks see kõik seal toimub. Just, et noh, see, noh,
siis sul ei ole reklaami millegi külge müüa ka, kui Mbappé väravaid ei löö, eks ole, piltlikult öeldes. Et ärge nagu seda ära võtke, et ma nagu miskipärast ma loodan, et nii palju mõistust neil nagu on, et nad seda näppima ei lähe, et sa saad sinna neid tulesid ja vilesid külge panna ja mängida nende asjadega, et kas meeskonnad seisavad hümni ajal pingi juures või seal poolkaares, eks ole, keskringis, nagu ameeriklastele meeldib, no jumal, las nad seisavad. See on täitsa okei. See on täitsa, kusjuures see on nagu patt öelda, aga see on täitsa lahe tegelikult. Mulle ka see nagu meeldib iseenesest. Jah, et tehke show, et ega siis suurturniiridel on alati ju tehtud, et see on nagu siuke väike asi ja see ei võta nüüd midagi mängijatelt ära, et minu meelest isegi mängijad on öelnud, et tegelikult, kui sa seal varumeestega koos seisad kogu koondis, et see on ju äge, eks ole, õlgade ümbert kinni. Üks organism. Jah, just. No ma nüüd omast vaatest toon siia sisse nii-öelda nagu, kes nagu suuremad staarid või kes on nagu selle MM-i minu jaoks nagu kõige kõvem vend, ikkagi Harry Kane. Ja tema need 2 väravat seal, mis ta lõi ja mis need, ütleme, Inglismaa koondise päästis, et see Inglismaa, ma siin Madis Kalvetiga eelmise saade ka lõpus rääkisime natuke, et see Inglismaa on ikkagi nagu paljude eestlaste jaoks südameasi ja pärast seda mängu ka, et kas üks mees, keda võib ju pidada praegu ka, ma arvan, maailma parimaks ründajaks või üldse jalgpalluriks, kas ta suudab seda koondist tassida veel edasi või piisavalt kõrgele või mis sa arvad? No jah, oma ampluaast on vaieldamatult, on täielik maailma tipp, eks ole, et täielik maailma tipp ka umbes nii, et umbes 30 sellist venda on veel. Minu arust, ma ei tea, see nagu seda mitte, top 3 top 3, jah. Ikka, kui ma selles mõttes tipp, top 3, ja. Et eks ta keeruline on niimoodi, et ütleme, kui sa vaatad siin isegi Haalandit, siis seal on teisi mehi veel, kes lüüa võivad ja teha võivad. Mbappést ei hakka üldse rääkima, kui ta ei löö, siis lööb teine mees kübara kõrval, eks ole, ja nii edasi, et isegi nagu Ronaldost juba rääkisime, et seal kõrval on teised mehed, on veel kõvemad mehed, Argentiinal väga palju käib läbi Messi, aga on ka teised võimelised tegema, Messi on tegelikult neil löönud kõik väravad, eks ole, aga siin ei ole nagu kahtlust, et suudavad ka teised, kui vaja on. Aga inglastel just ikkagi selgelt nagu Kane tassib seda meeskonda. Ja see on nende jaoks murekoht kahtlemata. Võib-olla annab sinna kõrvale tõsta selle Jude Bellinghami, kes mulle tundub on just selline suurte turniiride mees, et ta naudib seda, et ta seal teeb oma parimad mängud. Iga nädalane klubihooaeg, seal tuleb tal kõikumisi rohkem sisse, aga MM-idel Inglismaa eest mängides on natukene kõrgemast klassist mees. Kui nüüd vaadata seda inglaste viimast mängu, siis nad olid ikka päris hädas. Uskumatult hädas ja kuigi me rääkisime, eks ole, sellest, et vastasel on korralikud mehed ja selge on see, et kui eeldatavalt nõrgem meeskond ikkagi soosiku vastu varakult juhtima läheb, siis loomulikult nad hakkavad kaitsest lähtuvalt mängima ja seda murda on väga keeruline. Et sellega on inglastel minu meelest juba Southgate'i ajast olnud probleeme, et kui vastane istub madalal, siis kuidagi jääb ma ei tea, loovusest või energiast või tempost või millestki puudu. Ja just võib-olla sellest individuaalsest klassist, mida on hästi kummaline öelda Inglismaa kohta, et neil on ju tegelikult väga head mängijad. Aga vaat inglastel on see ikkagi suures osas, et mingisugused mehed ei suuda oma seda Premier League'is näidatud vormi üle kanda koondisesse. Et nad on olnud kahvatud ja ikkagi 4 mängu on mängitud, see on juba piisav valima. Peaks nagu hakkama juba tulema nagu üles, kui sa oled nagu, lähed nagu paremaks. Just, ja et nagu võiks nagu minna paremaks, et järgmine mäng Mehhikoga on selles mõttes väga keeruline, et see on kuskil seal kõrgmägedes, eks ole, ja seal seda intensiivsust hoida on veel keerulisem, kui sa Mehhiko näiteks kohe alguses jooksma lased, siis need jooksevad suure õhina pealt kodupubliku ees lihtsalt suu ribadeks. Et teisest küljest muidugi, sa tead ju ise ka, et kui sa võidu ära võtad, siis pärast keegi ei küsi, et oli see ilus või kole võit. Absoluutselt. Punktid on tabelis, eks ole, ja edasipääs on kirjas, siis ei kedagi huvita. Et koleda mänguga on ennegi maailmameistriks tuldud, pole küsimustki. Aga jah, sul on õigus, et nüüd kui play-offid käivad, et nüüd nagu peaks hakkama juba nagu elu sisse ajama endale vaikselt. Ja ei mina oska öelda, mis seda Inglismaad täpselt vaevab, et peatreener Toomas Tuchel läks nüüd seda teed, et ta ei võtnud parimaid võimalikke mängijaid, vaid ta üritas teha nagu parima võimaliku koosluse ja meeskonna just nimelt.
aga samas ikkagi näha on, et neil äärekaitsepositsioonid on nõrgad, kui sa sealt keskväljalt pead Declan Rice'i viima äärekaitsesse selleks, et seal lõpuks asi pidama saada. See oli suur risk, et sa võtad mängijad, kes on vigastatud ja ei näe imet, et 2 mängu järel see mängija ongi uuesti vigastatud, eks ole, Reece James, et võib-olla saadakse nüüd Mehhiko mänguks tagasi, aga neid riske ja neid nõrku kohti on natukene liiga palju ja samas inglased on näidanud, et kui nad tempo üles ajavad, ega selles Kongo mängus ka esimese poolaja siis teine veerand, küll põhimõtteliselt keeldunud veerandaegadest rääkimast, las see jääda korvpalli. Aga see esimese poole ja teine pool pärast joogipausi, see tuli inglastele kasuks see paus, nagu ma ütlesin, nõrgemale meeskonnale tuleb alati kasuks ja inglastele tuli kasuks ja tegelikult nad suutsid ju suruda küll, seal lihtsalt väravavaht tegi väga häid tõrjeid, et periooditi nad näitavad, et nad on võimelised mängima ja tegelikult näiteks mäng Horvaatia vastu oli päris korralik kokkuvõttes. Aga ikkagi seal ka kaitse kohati kärises, et neil jälle nüüd on see tagaliin on kuidagi, et natuke siuke nokk kinni, saba lahti, et mingiks turniiriks saavad oma ründeliini hästi paika, siis saavad oma kaitseliini hästi paika, aga korraga mõlemat ei tule ja ütleme, kui ikkagi meenutada inglaste viimaseid suurturniire, kus on ju kaugele mindud. EM-finaalid ja siin 8 aasta tagune poolfinaal ja eelmine kord 4 aasta eest ju jäädi ka Prantsusmaale veerandfinaalis päris napilt alla. Et sisu on, see ei ole neil see kuldne põlvkond, aga seal meeskond on, aga mingi käsipidur oleks peal kogu aeg. Ja samas jällegi, kui see käsipidur mingil hetkel siis maha saadakse võib-olla, siis võib sealt mängu tulla küll. Lõpetuseks küsin sinu kõige siuke vägev moment senisest MM-ist. Vot see on hea küsimus. Sellepärast, et ütleme, et pole olnud või? ei, kindlasti on olnud, aga ma mõtlen just, et on valida, et mul see on vaata see, et kui ma mõtlen, mis on mul puudu sel aastal, eks ole, on see, et kuna mul on õnnestus käia Kataris, eks ole, MM-il ja nüüd Saksamaal EM-il, siis esimene asi, mis sealt meelde tuleb selle turniiriga seoses, on see isiklik vahetu kogemus. Kuskil metroos laulvad Argentiina fännid, eks ole, ja Saksamaal oli lihtsalt selline, šotlased peamiselt, eks ole, aga tegelikult kõik tegid seal möllu, et kui sa seda koged, siis kõik see, mida sa telekast vaatad, tundub selline tagasihoidlik natukene, pole päris. Aga selle pealt minnes, ilusaid väravaid ja kõike seda on niikuinii ja draamat ja kõike, aga alati tahad, et keegi tooks midagi uut, islandlased tõid oma selle hüüu, et ikkagi see norrakate sõudmine. See on üks äge asi. See on äge asi, mulle ka meeldib. Teistmoodi asi, see on nagu sulle meeldib öelda, see on punk. Ja see on punk, jah, täpselt. Et see ikkagi, see on midagi uut, see on midagi originaalset ja see, kuidas, näed siin pilte ka, eks ole, kuidas Norra nüüd see 16. finaali järel, linn on miljoneid inimesi täis tegelikult Oslos. Ja samas nad ei võta seda kõike liiga tõsiselt. Nad ei hakka neid pudeleid väljakule loopima, nagu horvaadid nüüd tegid, eks ole, et seal on minu jaoks see, et natukene see on see rahvuslikud eripärad. Ja, loomulikult. Serbid, horvaadid, need ongi sellised pool segased meie vaates. Läheb põlema kiiresti, eks ole, rahuneb ka sama kiiresti. Norrased on nagu meie. Norrased on nagu meie, eks ole, 2 jalaga maa peal, huumorisoon on hea, et vahva seltskond. Et hinnad on ka peaaegu samad nagu meil. et jah, kuidagi see norrakate lähenemine ja hoiak, eks ole, ja isegi võib-olla natukene see, mida Haaland ütles siin Prantsusmaa mängu eel, eks ole, et mis me ikka nii väga pingutame, et Prantsusmaa niikuinii võidab. Et see on ka siuke hästi eestlaslik asi, et me niikuinii ei saa, aga vaata neil, mida meil on õppida neilt, on see, et tegelikult on seda enesekindlust kuhjaga, eks ole, et väljakule astume, siis lähme ja teeme, et Norra ei ole põhjust üldse salata. Norra, esiteks nad on ülikõva spordiriik, eks ole, ja meil on neilt väga palju õppida ja minu meelest see algab just suhtumisest ja hoiakust, et terves kehas terve vaim, et ega see hea huumorisoon ja nutikus, eks ole, ega see ka ei tule, kui sa lödipüks oled, et selles mõttes jah, ma loodan, et neil läheb hästi, et Brasiilia vastu nad on ju peaks olema ainukene võistkond minu meelest, kes on Brasiilia vastu plussis läbi aegade. Kuigi nad on vähe mänginud, aga MM-il 1 korra mänginud, 1 korra võitnud. Fakt on fakt. Fakt on fakt ja ma loodan, et see on ka pärast omavälist mängu. Ja loomulikult me oleme nende poolt, mina samuti. Suur tänu sulle tulemast, oli põnev vestlus ja see oli siis... Jaa, palun. Ja see oli siis järjekordne stuudio. Uuel nädala alguses on uus külaline, võin ütelda,
et Uusküllane toob siis meile vaadet ka nii-öelda koha pealt, kuidas Ameerikas asjad olid. Aga praeguseks siis kõik, aitäh! No nii, ja see on klassikaline Gegenpressi. meeskond kaotas palli, aga võitis kohe tagasi. Ja kohtunik näitab näpuga penaltipunktile. See tähendab penaltit. Äärekaitse eksimus. Liiguvad kiiresti, tempo on üleval. Mõista mängu, naudi hetke.